Mina olen Mari Vint, mina olen ka Eesti Polaarklubi liige ja olnud seda juba ka kuskil 10 aastat. Ja miks Katrin arvatavasti palus ka minul tänase asi siin sisse juhatada, on sellepärast, et me oleme Helmiga käinud üsna sellist sarnast rada. Nii oma varasemas elus arhitektuurimaastikus kui ka sellises polaarteemades. Ja me oleme mõlemad õppinud arhitektuuri, käinud Eesti Kunstiakadeemias ja läbi erinevate teekondade oleme siis jõudnud kuidagi polaarteemadeni. Aga Helmi on sellega läinud palju rohkem süvitsi. Ta on olnud tõeline otsija ja avastaja ja uurija tegelikult väga paljudes erinevates valdkondades. Just praegu rääkisime siin, et Helmi on ka muusik. Ta mängib laisa inimese pilli nimega Viola de Gamba. Mulle jäi see meelde praegu. See on selline pill, kus naised on suurte sellikutega ja saavad ma praegu lihtsalt räägin edasi. Aga ma olen näinud teda mängimas mingite piltide peal. Ja Helmi on õppinud arhitektuuri Eesti Kunstiakadeemias ja tegelenud näiteks mägironimisega, olnud kuraator erinevates arhitektuurisündmustes, kirjutanud imelisi tekste, andnud välja ka sellist vahvat ruumikoreograafia nimelist ajakirja, või nii võib öelda, ja annab seda siiamaani. Mida Helmi veel ei ole teinud? Ma panin kirja endale paar asja. Jaa, nüüd hakkas Helmi doktorandiks Tehnikaülikoolis. Ehk siis Helmi tegeleb ajutise arhitektuuriga arktilises keskkonnas. Ja see võtab tal veel aega mõned aastad, kui ta jõuab meile sellest kõigest lähemalt rääkida, kuhu ta oma ideedega jõudnud on. Aga ma arvan, et see kõlab ka väga-väga põnevalt. Ja selline mitmekülgne tegelane, ruumikujundaja, elukujundaja, mägede ronija, vallutaja, kes räägib meile siis täna oma teravmägede kogemusest. Aga enne seda, kui ma veel annan sõna Helmile, siis Mart, kes on Eesti Polaarfondi juht, ütleb ka paar sõna, sest et tänu Mardile on see juhtunud. Ega ma nüüd pikka juttu ei taha teile rääkida ega õieti oska ka, aga ma lihtsalt tahaks teiega jagada oma rõõmu selle üle, et jälle üks noor inimene on õnnestunud õnnelikuks teha. Sellepärast, et ma tean omast käest, et kui sa pole teravmägesid oma silmaga näinud, siis on õnnest veel üks väike samm puudu, isegi sellisel mitmekülgsel inimesel nagu Helmi. Et me küll väga rikkad ei ole, aga natukene ikka saime aidata ja aitame ka edaspidi kindlasti, kui keegi soovib. Aga tegelikult ma nüüd põlen uudishimust kuulata, mida siis Helmi räägib. Ja rohkem siis ei segaks teid. Suur aitäh Mardile ja Marile nende selle ilusa sissejuhatuse eest. Mõtlen siit sellega. Hakkame siis pihta. Kuigi Mari tegi juba väikese tutvustuse mulle, siis tahtsin veel öelda võib-olla seda omalt poolt, et nüüd detsembris ma siis käisin esimest korda polaaraladel, aga võib-olla minu huvi selliste ebakindlate ja külmade piirkondade vastu on olnud palju pikem. Et ma olen tänaseks üle 10 aasta alpinismiga tegelenud ja ma saan öelda, et see mägedes käimine on enim mind kindlasti mõjutanud ja kujundanud ka ruumiga tegelemisel, sellepärast, et kui sa käid mägedes, siis erinevalt tavalisest arhitekti praktikast sa käid seal
ilma lähteülesandeta, sa oled seal selleks, et lugeda seda maastikku, seda tundma õppida ja siis käituda sellele vastavalt. Ja see võiks ju olla eeldus ka igasuguseks ehitustegevuseks. Ja tänu võib-olla sellele minu teekond on läinud ka selliselt, et ma olen kuidagi mingil määral katsunud võib-olla ühendada seda, mis ma olen nendes ekstreemsetes keskkondades võib-olla õppinud ja kogenud ja siis ruumiloome praktikat, et see algas minu magistritööst, kus ma tegelesin mägedesse mitteehitamisega ja sealt edasi ma töötasin Taanis, kus mul oli võimalus töötada virmaliste vaatluspaviljoniga Gröönimaal, kuhu ma ise kunagi kohale ei läinud, nii et see oli selline nii-öelda kaugvaatuse teel ruumiloome. Ja see, mis mind nende piirkondade puhul veel võib-olla paelub, on see, et sellistes ekstreemumites tuleb erakordselt selgelt välja see, kuidas sa ei saa loodusjõududele midagi selga keerata või nende vastu töötada. Et ainus võimalus, kuidas seal olla, on olla nendega koos ja nendelt õppida ja siis luua mingisuguseid vorme, mis pigem vahendavad seda keskkonda, kui siis loovad barjääre. Sellepärast, et ükskõik kui suure seinasaga ei ehitaks, ühel hetkel ta ikkagi laguneb ära. Sellepärast, et need jõud, mis sellistes ekstreemumites välja tulevad, on lihtsalt hästi tugevad. Ja minu jaoks on see hästi huvitav, kus on nii-öelda see inimese ja nende loodusjõudude nii-öelda puutepunkt ja kuidas see ruumiliselt siis saab väljendada. Ja tegelikult muidugi selline puutepunkt on ju olemas alati ja igal pool, aga sellistes ekstreemsetes keskkondades on ta midagi sellist, mida eirata on peaaegu võimatu. Ja need olidki minu võib-olla sellised esmased mõtted, miks ma tahtsin siis minna Teravmägedele kunstiresidentuuri. Ja mis on võib-olla veel oluline öelda, et arhitektina kunstiresidentuuris käimine ei ole võib-olla nagu olnud tavapärane praktika, et üldiselt see on olnud pigem selline vabade kunstide kunstnik nii-öelda teekond. Aga mida ta arhitektile annab, on see, et sa saad ka mõelda lahendustele väljaspool piiranguid, sellepärast et arhitektuur distsipliinina on ka ääretult piirangute rohkem. Ja on piiranguid, mis muidugi on inspireerivaid, aga neid, mis seda ei ole ka. Ja ma arvan, et igal erialal on väga kuidagi vabastav ja oluline vahepeal tegeleda selliste mõttelendudega, mis ei ole kammitsetud nii väga. Ja minu minek sinna kunstiresidentuuri oli üsna selline pika vinnaga protsess, sellepärast et esialgu pidin ma minema residentuuri, mis oli siis mõeldud olema laeval, mille nimetus oli The Arctic Circle ja mis oli siis seilamine eelkõige Põhja-Jäämerel, nii-öelda siis Teravmägede ümber. Aga siis juhtus nii, et ma murdsin jama enne minekut ja sinna jäi minemata ja siis otsustasin kandideerida teise kunstiresidentuuri, mis asus siis seal Longyearbyenis, mis on siis Teravmägede nii-öelda selliseks suurimaks keskuseks. Ja igas mõttes oli see residentuur, kus ma lõpuks käisin vastanud sellele, kuhu ma oleks pidanud esialgu minema. Et kui alguses oleks olnud seilamine merel koos 30 teise residendiga, mis oleks olnud siis nii teadlased kui kunstnikud, see oleks olnud keset polaarpäeva ja siis pidevas liikumises, siis nüüd ma käisin detsembris, mis on hoopis polaaröö ja ma olin lõpuks seal residentuuris üksinda, nii et see oli täiesti vastupidine kogemus. Aga neid residentuure tegelikult on seal vähemalt üks veel, millest ma olen teadlik, mis on siis Arktika. Ja see on ka väga huvitav residentuur, see eelkõige keskendub siis graafikale
ja nemad korraldavad seal päris palju selliseid erinevaid kogukonnaüritusi, millel ma ka osalesin, mis olid siis ühised joonistamised või ideeõhtud ja siis on võimalik kohtuda ka teiste kunstnikega, kes seal parasjagu on. Ja neid võib-olla iseloomustab ka see, et kui mina olin residentuuris ainult 2 nädalat, et 1. detsembrist 15. siis seal paljudes teistes residentuurides on see minimaalne viibimisaeg siis pool aastat näiteks. Ja see on selleks, et seda piirkonda põhjalikult tundma õppida. Aga minul oli eeltööks väga kaua aega lõppkokkuvõttes tänu sellele vigastusele. Ja mis olid minu esmasteks võib-olla sellisteks lähtetingimusteks, mis ma endale seadsin, olid nii-öelda kõik need olud, mis ilmastiku ja loodusolud, mis seal kohal on. Ehk siis see on see, et see on külm, see on tuuline, artiline kõrb ja samal ajal liustikud, nende tahmumine ja selle tagajärjel muidugi ka sulamine. Ja oma materjalideks ma siis võtsingi vee ja miinuskraadid ja esialgu tegin ma erinevaid selliseid vormimänge, mis olid nii joonistades kui animatsioonis kui lihtsalt 3D-s. Ja lõpuks ma jõudsin sellise 6 lahenduseni, mille kõigi mõte on mingil määral kuidagi vahendada siis või olla mingisuguseks vahepunktiks siis inimese elamise ja loodusjõudude vahel ja nende toimimisest ma räägin natukene hiljem, siis kui ma sinna residentuuri lõpuks kohale jõuan oma jutustuses. Aga võib-olla veel sellest, kuidas ma selleks ette valmistasin, et kuna mu eeltöö oli pikk, siis ma tegin enamus asju ära siin Eestis olles, sellepärast, et paljud nendest asjadest olid ka sellised, mida ma seal koha peal poleks saanud teha. Et näiteks nende mudelite siis 3D printimine, mida ma tahtsin seal koha peal siis jäävormi valada või siis veevormi, mis siis hiljem muutuks jääks. Ja need olid osaliselt siis 3D prinditud, osaliselt olid savist tehtud. Ja siis muidugi lihtsalt niisama mängimised nende mudelitega, mis ma olin teinud. Ja edasine protsess oli nende silikooni valamine, sellepärast, et põhimõtteliselt kõik need 6 nii-öelda vormi, mis ma tahtsin seal koha peal luua, need kõik olid sellistest väikestest omavahel ühendatavatest elementidest koosnevad, mis tähendas seda, et need esialgsed vormid pidid olema siis sellised korduvkasutatavad, et ma valasin need silikooni, võtsin nad sealt välja. Kuigi minu meelest nad olid väga ilusad ja kummituslikud ka oma selles silikoonvormis, mis on selline kergelt läbipaistev. Ja väga paljud läksid mingil määral ka nii-öelda aia taha, sellepärast, et see on selline negatiivi protsess, et mõned vormid näiteks olid liiga keerukad, ei tulnud lõppkokkuvõttes silikoonist välja või siis oli see, et see jää on liiga rabe, et siis kui ma proovisin kodus külmkapis neid külmutades, et siis see jää purunes selle väljavõtmise käigus. Aga siin on näiteks üks, mis siis juba on see, mis ma sinna koha peale kaasa võtsin. See on mingil määral siis selline Fresneli läätsest inspireeritud plaat, mis on kasutatud siis nii-öelda oma algsest printsiibis majakates, kontsentreerimaks valgust. Ja siis siin oli nagu veidi selline vormi pööratud idee sellest, kuidas katta tumenenud liustik selliste nii-öelda valgust paremini tagasi peegeldavate plaatidega, et siis nii-öelda vähendada seda tahmumist. Ja siis siin veel vaade sellest. Ja siis veel vaade kodusest eeltööst, kuidas ma neid külmklapis külmutasin ja siis oli ka võimalus vaadata, kuidas nad ära sulavad, sest tegelikult selle projekti esialgne nimetus oligi sulamismudelid. Selline kahemõtteline asi, sest seda oli ka väga huvitav jälgida, kuidas nad lõpuks kaovad.
ja pakkimise osas lõpuks oligi niimoodi, et mul oli seal siis aega 2 nädalat ja selle aja jooksul olin ma valmis mõelnud need vormid, mis ma tahan teha, need asukohad, kus ma nad lõpuks panen, need olid lahtised, see jäi seal kohapeal avastamiseks ja kaasa ma pakkisin palju rohkem erinevaid vorme, mis ma olin teinud lihtsalt selleks, et anda endale ka lõtku ja võimalust asju kohapeal ümber mängida ja neid parandada, siis siin on selline silikooni asjad. Ja siis nüüd ma jõuangi lõpuks siia residentuuri, et siin on, mida te siin näete, ma arvan, et paljud teist on tõenäoliselt käinud siin Longyearbyenis, et seal on näha lennujaam ja see nii-öelda linn ise, kus elab siis paar tuhat inimest, et ta on üsna väike, ta on väga rahvusvahelise osakaaluga linn, sest seal on suur ülikool, palju teadlasi ja see residentuur asus seal nii-öelda uues osas, mis on Nübien, aga see uus osa on mingis mõttes natuke niisugune vaeslapse osa, et see on pigem selline osa, mida tahetakse võib-olla välja lülitada sellest linna üldisest võrgustikust, sellepärast et kõikide nende kommunikatsioonide asjade ülalhoidmine nõuab palju ressursse linnades ja seal Nübienis on kauge sellest tsentrumist ja seal on küll mõned vanad sellised söekaevurite majad, aga paljud nendest on ka hüljatud, aga see kunstiresidentuur asus seal ja tegelikult see oli selline huvitav koht, et seal oli väga, et kuigi ma residendina olin seal ainus, siis seal oli aktiivne nii-öelda selline galerii ja lisaks oli teisel korrusel väga palju igapäevaselt töötavaid kunstnikke, kellel olid seal siis oma ateljeed ja stuudios, kes siis mingis mõttes oli seal kohapeal siis käimas selline ka võitlus veidi võib-olla selle linnaga, et kuidas hoida seda kohta alles, kui samal ajal taheti tervet nii-öelda linna lahti ühendada. Ja kohale jõudes see oli huvitav, et ma olin küll väga teadlik sellest, et tegemist on polaarööga, aga see tuli mulle täielik üllatusena ometigi. Et ma jõudsin sinna kell 2 päeval ja oli täiesti pime ja see kummaline tunne, et isegi kui ma täna midagi ei näe, et siis ma homme näen. Ja see kestis niimoodi mitu päeva, et ma kuidagi mõtlesin, et järgmine päev ärgates, et siis ma suudan midagi näha, sellepärast et see inimlik soov ennast positsioneerida selle kaudu, et sa midagi näed, on lihtsalt niivõrd tugev ja selles mõttes oli see väga nagu omamoodi kogemus. Ja sellel ajal oli, kuna kuu on ka oma tsüklitega, et siis parasjagu oli ka selline olukord, et kuu tõusis nii-öelda öisel ajal, et kuu valgust praktiliselt ei olnud. Ja muidugi need pildid on mingil määral petlikud, sest nad alati jätavad sellise säbrususe ja mingi valguse, mida seal tegelikult koha peal ei olnud. Aga jah, siin on näha nii-öelda see punane maja ots, et see ongi see minu residentuuri maja ja seal kõikjal ümber olid sellised võimsad mäemassiivid, mis jäid väga saladuslikuks minu jaoks. Ja siin on samal ajal näha seda linnatulede osakaalu, mis kindlasti takistas ka selle ümbruse nägemist, sellepärast et see kontrast oli lihtsalt niivõrd suur selle öö ja nende tulede vahel. Ja siis oli jah, minu elu seal koha peal oli selline, et kuna see, mida ma tahtsin teha, see sõltus täielikult miinuskraadidest, siis ma ehitasin endale sealsete nii-öelda, kuna need torustikud ja asjad jooksevad maa peal, sellepärast et maa on enamus ajast külmunud, et siis sinna alla jääb selline tühimik, kuhu ma sain ehitada endale sellise ajutise nagu välitöökoja, mida ma siis suurendasin seal oleku vältel ja ma hakkasin nii-öelda valama oma neid vorme, mida ma tahtsin teha. Samal ajal ma pidasin siis külmumiste logi, et seal on näha neid temperatuure, mis seal enam-vähem olid, et kohati oli -20, aga üldiselt oli ta jah, niimoodi veidi üle -10 ja siis sõltuvalt sellest, kas oli tuul ka või mitte, oli ta siis külmem või soojem. Ja see oli ka omajagu huvitav,
et see öö lõikas läbi selle tavapärase inimese päevatsükli, mis on siis öö ja päev. Ja kuna minu see projekti tegemine toimus ka enam-vähem sellise 3-tunnise intervalliga, mis võttis aega, et nii-öelda need elemendid, mida ma seal külmutasin, et nad külmuksid, et siis mul oli ka selline 3 tunni tsükkel selle asemel, et oleks nii-öelda tavaline öö ja päevatsükkel. Vahepeal ma käisin öösiti neid vorme valamas, aga selles mõttes ei olnud see kuidagi erinev, sest endiselt oli pime. Ja et see andis kindlasti võimaluse kogeda teistsugust elamisviisi, mis on alati väga teretulnud nii-öelda võimalus kuidagi näha, et see nii-öelda öö ja päeva oma on ainult siis, kui sul on valgus ja muidu ei pea ta üldse nii olema. Ja see oli minu see residentuurimaja, kus ma siis üksinda olin, kus mul oli väga palju ruumi ja Eestist kaasa võetud tatrahelbed, 3 pakki, mis täpselt 2 nädala peale ära jaotasid. Ja seal oli, et isegi kui ma olin seal üksinda, siis seal oli palju nii-öelda erinevaid selliseid artefakte, mis olid eelmised residendid jätnud. Nii et seal oli, ma mingis mõttes tundsin, et see oli selline veidi jahtunud kirjade vahetamine nendega, kes olid seal kunagi siis varem olnud ja oma mingeid projekte teinud ja olid jätnud sinna kas raamatuid või muid nii-öelda asju, mida neid projekti käigus nii-öelda ära ei kulunud. Aga muidu enamjaolt ma olin seal täiesti üksinda ja vahepeal käisin siis külas nendel kunstnikel, kes töötasid seal siis nii-öelda teisel pool ja teisel korrusel. Ja kõik minu need, või need 6 lahendust, mis ma tegin, et need olid seotud siis selle kohapealse linnaga lõpuks või erinevate nii-öelda oludega, mis seal olid, kas siis merega või tugeva tuulega. Nii et see oli suurepärane viis ja ka põhjus, miks seal siis palju nii-öelda ringi käia. Aga see oli huvitav, et teatavasti on seal see nii-öelda jääkarude tsoon, et sa võid liikuda ainult seal linna piires ja edasi võid sa liikuda seal omal vastutusel. Ja võib-olla esialgu ma mõtlesin, olles harjunud metsikutes kohtades ringi käima, et sellest ei ole midagi, et muidugi ma lähen siia ja sinna igale poole, siis kohalikud, kellega mul oli võimalus rääkida, matsid selle mõtte maha, et neid jääkaru rünnakuid seal ikkagi juhtub ja see ei ole mõistlik minna üksinda kondama ilma relvata ja eriti seda siis pimedas, kus sa midagi ei näe, mis lõpuks lõi üsna sellise ka nagu kohati vangistatud tunde, et sa justkui oled kinni selles väga erilises kohas ja sa näed seda potentsiaali enda ümber, aga sa ei saa sinna midagi minna. Aga õnneks võtsime ühendust ühe ka kohaliku eestlasega, kes on ka alpinismiga tegelenud ja tema töötab seal polaargiidina ja siis ma kutsusin teda ronima ja nii juhtuski, et me saime seal 2 ringi konnata, sest temal oli relv ja relvaluba ja see on nii-öelda siis pilt ühelt ringi kondamiselt, kus tal oli, kuna ta oli ühe sellise mägiliti vardjaks, siis neil oli vaja, et see uks oleks välja kaevatud ja siis mul oli ka laviinivarustus kaasas, igaks juhuks võtsin ja siis ma sain tal appi minna seda vitti välja kaevama, mis oli suurepärane võimalus mul kogeda siis nii-öelda seda olusid väljaspool seda linna. Ja see oli tõesti väga eriline oli seal ronida ühe kohalik või nii-öelda seal ühe väga lähedal oleva mäe otsa sellistes pimedates tingimustes. Ja see andis kindlasti sellise hoopis teistsuguse kogemuse ka sellest piirkonnast. Ja samamoodi käisime me siis veel töös oleva söekaevanduse juures, mis on samamoodi siis sellel aastal Norra valitsusel plaanis sulgeda, millega siis lõpebki seal nii-öelda teravmägedel või vähemalt Norra poolne kaevandamise lugu, mis on suur üleminek neile seal ja kohalikes kaevurites loob päris vastakaid tundeid.
aga minu meelest või vähemalt mina ütlen väga paeluvad sellised monstrumid ja sellised erinevad ka struktuurid, mis sinna on siis ehitatud, mis on siis seotud ka selle kaevandusega. Ja siis edasi oli pidevalt toimus see, et ma võtsin siis neid vorme välja ja siis ladustasin neid ma selles välistuudios ja siis viimastel päevadel tekkis või nii-öelda ma olin planeerinud selle, et ma siis viin nad nendesse asukohtadesse, kuhu nad siis selles linnas olid mõeldud. Ja siin on veel lihtsalt joonistusi sellest kavandamisest. Ja siin on nüüd need 6 nii-öelda disaini, mis lõpuks said tehtud. Ja millest, kui alustada sellest esimesest seal vasakul, et see on jaotaja ja see on selline, kõik need lahendused ongi nii-öelda sellised kuskil ruumi ja kunsti ja hüpoteetiliste maailmade piiripunktis. Ühesõnaga esimene on jaotaja, see on selline jääst sisemise torustruktuuriga nii-öelda laotis, mis võimaldaks siis sellist, võimaldaks kallakutelt ja nõlvadelt üleval pool sulavat vett allapoole transportida. Savoonias edasi tuleneb siis samanimelisest tuuleturbiini printsiibist, mis on siis mõeldud samal ajal sellisesse kohta, kus linnas ongi see tuul on hästi tugev ja samal ajal tekib sellega selline tuisulume puhjumine, mis siis matab nii sissepääse majadel, kui samal ajal matab tee enda alla, et ta on ja siis muudab liikumise keerulisemaks. Siis tahmakoguja on selline sadamaalale mõeldud püramiid, et sellised elemendid, mille mõte on siis püüda kinni raske kütuse põletamisest tulevaid osakesi, nii-öelda kontsentreerida nad ühte kohta, kus nad saaks pärast ära korjata ja teisaldada. Solaris on siis see nii-öelda kivikesed, mis oleks mõeldud selleks, et parandada liustike valguse tagasipeegeldamist. Siis oi on selline samamoodi jäästruktuur nagu nad kõik, mille mõte on siis laine energiat kinni püüda selliste nii-öelda liikuvate elementide abil ja hulpia on siis sellise nii-öelda kuidagi kai moodustis, mis siis saaks olla ajutine alus, kus iganes ta vaja oleks. Ja siis siin on veidi selline vormiline joonistus sellest, millised nad on. Ja edasi siis nende lahenduste juurde, see on siis sealt sadamaalas ja siin on näha seda nii-öelda tahmakogujat, mille mõte nii-öelda on siis see, et kuna need väikesed tahmaosakesed kogunesid siis pigem sellisele pinnale, mis on teravatipuline, mitte side, et siis nii-öelda, kuidas aja jooksul need tipukuded võiksid nagu mustaks muutuda ja siis need saaks sealt niimoodi lõks ära võtta. Ja see oleks siis selline nii-öelda sadamaala nii-öelda puhastav rajatis. Ja siis siin on lähedalt. Neid tegelikult oli oluliselt rohkem, et mingid said jaotatud nii-öelda siis nendesse kohtadesse siin sadamas ja siis hiljem osad olid siis osa välinäitusest. Siis edasi selle poi ja hulpia juurde. Nende paigaldamine oli veidi keerulisem, sest see jäi juba sinna nii-öelda jääkarude alasse. Aga seal mul oli õnneks abiline. Siin on veidi näha seda poi struktuuri. See oli siis üks element koosnes 5 nii-öelda elemendist, kus ta oli siis selliste liikuvate tappidega nii-öelda kokku pandud. Ja printsiip oli siis ka sellel, et jää on kergem kui vesi. Aga selle paigaldamine sinna vette oli omajagu keeruline, mitte ainult sellepärast, et oli öö, aga ka sellepärast, et oli ikkagi väga külm. Ja
ja üldiselt nendel päevadel, mis ma olin plaaninud nii-öelda selle projekti linna laiali jaotamiseks, juhtus olema ka väga tugev tuul. Nii et see oli selles mõttes sellise väga, väga tore, aga ka paras siin on näha seda aluse struktuuri, siin koosnes siis nii-öelda üks element 4 erinevast tükist, et kus tal on siis nii-öelda selline samamoodi sees õõnes element, mis on siis ühendatud 4 sellise tapi moodi asjaga, mis siis jäigastavad neid oma vahel, nagu hulpivad topsikesed, millest saaks siis teha sellise ajutise aluse, mida kasutada. Ja lähemalt. Ja siis selle Savoniase asukoha planeerisin ma selle ikoonilise hoone juurde, mis asuski väga tuulises kohas ja see koosnes siis üks element koosnes 3 elemendist nii-öelda alusest ja siis 2 sellest tiivast ja selle nii-öelda printsipiaalne mõte on see, et ühest küljest on justkui see tuule ja lumetuisu aed, aga teisest küljest Savoniase printsiibil need nii-öelda labad pöörlevad ka ringi ja saaks olla printsiibis ka nii-öelda energia tootmine ehk et 2 asja põhimõtteliselt siis ühes. Ja siis siin on need laotised, Solarise kivikesed, mis olid samamoodi, mis ma siis lõpuks ladusin sinna sadamaalasse, sest seal oli, et kui üldiselt kogu see Longyearbyen oli sellel ajal täiesti valge, siis see oli ainus piirkond, kus oli osaliselt nii-öelda sellist tumedat, mustemat maad ka paljandunud, mida oli siis hea seal katta nende ruumiliste elementidega. Ja siin on näha nüüd pilt sellest jaotajast. See oli siin see sisemine torustruktuur, kui te mäletate päris alguses oli üks sükene hall asi, mis oli jões, et siis seal nii-öelda see oli siis vaade sellele torustruktuurile, mis nende kivide sees siis seal 3 mõõtmeliselt läheb, kus siis, mis on siis tühjad, mis saaks olla printsipiaalselt siis transportimiseks. Ja siis siin on nad lihtsalt ilusti hunnikus koos. Et see oli ainus element, mille vorme mul oli rohkem kui 1, et siis 2. Ja siis neid ma sain ka poole rohkem seal koha peal toota. See oli väga tore. Kivikesed. Ja siis need, mis ma sinna erinevatesse kohtadesse viisin, need sain ma siis sinna ka maha jätta, sellepärast, et kogu võlu sellistel sulavatel elementidel on see, et ühel hetkel nad ise kaovad ära. Et ruumilist reostust ei toimunud, aga mingid osad jäid mul ka alles ja selle mõte oli see, et ma teen seal residentuuri lõpus ka ühe kohapealse näituse ja ma mängisin esialgu mõttega, et teha see siseruumis, et kus oleks võimalik siis vaadata, kuidas need sulamismudelid siis lõpuks ka ära sulavad. Aga seal puhtalt tehniliselt see küsimus, et kuna nad olid üsna väiksed, siis nende sulamisaeg oleks olnud üsna kiire ja võib-olla poleks keegi sinna kohale jõudnud. Nii et selle laua katsin ma siis lõpuks sinna residentuuri lähedale tuua hoopis. Ja sinna ma panin nad siis erinevalt valgustusega koos üles ja see oli väga tore selline lõpuüritus sellele kõigele, et seal olid osad kohalikud teadlased, kes seal töötasid, kellega ma olin kokku puutunud, kes sinna avamisele tulid ja muidugi kunstnikud sealt residentuuri majas, kes seal lihtsalt igapäevaselt töötasid. Ja siis see oli selline lõpuüritus. Aga sellega ongi mul kõik ja ma tahan veel eriti tänada Polaarklubi toetamise eest ja eraldi Katrinit, kellega meil oli palju kirjavahetusi siin erinevatel teemadel ja kõnesid selle planeerimise aja vältel. Ja aitäh! Väga põnev kuulamine, et mina kuulsin ka seda täiesti esimest korda. Tekkis kohe küsimusi, nii et kui kellelgi
on kohe mingisugune küsimus varnast võtta, siis ma tunnen, et Helmi vastab meelde. Ja, ma tegelikult tahtsin juba enne öelda, et te võite igal ajal küsida, et see ongi rohkem selline reisikiri, aga nüüd lõpuks on ikkagi lõpp käes, nii et kui on mingi küsimusi, siis... Kuidas see valgustus seal oli sätitud? See oli niimoodi, et ma laenasin kokku pealambid ja siis ma peitsin nad selliste lume väikeste mütsikeste alla ära, aga need eriti kohalikud kasutasid seal väga võimsaid pealampe, et nad tagasid hea valgustuse. Et ma mõtlesin, et need, mis ma oma mäevarustusest kaasa võtan, et need on head, aga nüüd kohe nii-öelda kustusid seal nende teiste kõrval, kes olid harjunud siis igapäevase pimedusega. Aga pealamp oli siis põhimõtteliselt igapäevases tänaval liikumise varustusosa. Seal oli niimoodi, et osad kasutasid linna vahel ka pealampe, aga mina ei kasutanud, sellepärast, et seal tegelikult ei olnud vaja, et seal ikkagi tänava valgustus oli igal pool ja selle linnaala sees ja jälle sellest väljapoole, kui sul ei olnud relva, et siis see igalt pidi just kui oleksid läinud mitte soovituslikult. Kuulge, väga hea. Selle puu tavalise polaarjutu ikka täitsa värske suur. Aga küsimus ka oleks, mis te siis oleks teinud siis, kui jalaga seda õnnetust oleks juhtunud ja Ma olen sellele mõelnud ja see on, ma arvan, et kuna mul selleks ajaks olid osad nendest vormidest juba valmis, siis ma oleksin võib-olla siis oleks olnud suurem rõhk sellele, et ma oleks jälginud ka seda sulamist, et ma teen need vormid ja siis jäädvustan nende kadumist. Et praegu see kadumise osa jäi sellest projektist välja, aga selle asemel sai ta, ma arvan, et mis oli jälle kindlasti minu jaoks hästi oluline, et ta sai jälle kuidagi selle linnaga olla kuidagi mingil määral ühenduses või nende puutud. Kas keegi jäi sinna siis seda kadumist jälgima ka, kas sa oled kuulnud, kas su digikesed on seal ära sulanud, näiteks just need ruudukesed, mis ma saan aru, et kuiva maa peale said, et kuidas ilmad on pärastpoole olnud, kas on sulamist? Seda ma tegelikult ei teagi, ma arvan, et seal on niimoodi, et kuna tõesti see tuisulume osakaal on nii suur, siis ma arvan, et nad kõik on tegelikult, isegi kui nad ei ole sulanud, siis ma arvan, et nad on mattunud praeguseks ajaks täielikult. Aga kuidas see teekond oli? Sa küll kirjeldasid natuke, et sa jõudsid nende sulamismustriteni. Mis see tegelikult kunstnikuna või arhitektina, et sul on tegelikult valikuvariante, millest seda kunstiprojekti teha nagu maa ja ilm. Mis sind just selle teema puhul kõige rohkem paelus? Ma arvan, et see oligi nii-öelda need just, et mitte nagu elamiskohad, vaid mingisugused muud vahevormid, mingisugused rohkem nagu taristu poole kalduvad võib-olla elemendid, selline igapäeva nähtamatu. Ja et võib-olla need, sellepärast, et mul on tunne, et seal on seda lõtku katsetamiseks esiteks rohkem, sellepärast, et see ei ole koht, kus sa elad ja teiseks on see võib-olla nagu selline valdkond, kus arhitektid ja kunstnikud väga palju ka kaasa ei räägi, sellepärast, et nad üldiselt on allutatud oma funktsioonile, aga ma arvan, et see loob ka selliseid lahendusi, mis on tegelikult väga kohal olevad ruumilistes keskkondades, näiteks need lumetuisuaiad on midagi sellist, mida püstitataksegi. Seal ma ei näinud, aga ma tean, et Kanadas on väga palju ja tavaliselt need näevad välja umbes sellised, nagu me näeme siin Tallinna-Tartu maantee ääres, sellised oranžid plastikust aiad. Ja midagi sellest on minu jaoks, mul on tunne, et see ei ole ainus viis, kuidas see asi võiks olla lahendatud. Et see on täpselt midagi sellist, et see on küsimus, et meil on kaks maailma, aga et kuidas me selle vahe või selle piiriala nii-öelda defineerime. Ma arvan, et need erinevad piiripunktid olid minu üldse huvitavad. Kas see on ka midagi, mis on seotud sinu praeguse uurimisvaldkonnaga Tehnikaülikoolis? Ja see doktoritöö kasvas välja sellest jala murdmisest, sellepärast, et siis mul oli aega mõelda ja siis
ma sellel hetkel kuidagi läkski see projekt minu jaoks kaheks, et üks nii-öelda läks sinna kunstivalda ja siis teine läks sinna, et mõelda, et mis oleks, kui päriselt siis proovikski leida viisi, kuidas mõnda nendest asjadest viia sellisele tasandile, et ta oleks päriselt prototüübina katsetatav ja praegusel juhul on siis niimoodi, seal Tehnikaülikoolis tegelen, siis ongi just nende lumetuiskuaedadega ja vaadata, et kas me saame leida nii-öelda ajutisele nähtusele ka siis ajutise lahenduse, ehk siis, et päriselt kasutada ära jääst elemente siis selle tuule ja lumetuisu kohjamiseks. Aga et mis on nii-öelda nende plussid ja miinused sellest, aga see teekond on mul ka täitsa alguses. See oli ka väga tore, et seal residentuuris olles allkirjastasingi Tehnikaülikooliga selle nii-öelda doktoriõppe alustamislepingu. Väga õige koht seda teha. Kuuseisud olid head. Ja just. Ja lõpuks tegelikult tuli kuu ka välja seal ja avas selle maastiku minu jaoks ka niimoodi, et ma lõpuks ikkagi nägin, mis seal oli. Mis need teised kunstnikud seal olid, mis nende kunst, kas nad jõudsid ka näituseni välja ajutiseni või? Kahjuks ma ei näinud kellegi näitust sellel ajal just sellepärast, et ma käisin seal Arktika residentuuris ja kohtusin residentidega, aga kuna nende see protsess on nii pikk ja seal on tihti niimoodi, et need mõlemad residentuurid, kuhu mina siis kandideerisin juba projektiga, et üldiselt need ongi nii-öelda kandideerimisbaasil, et sa siis esitad oma mõtte ja sa kas saad või ei saa. Aga seal Arktika puhul, seal on võib-olla rohkem niimoodi, et nad ei eelda sult enne seda, et sa tead, mis sa teed, vaid et sa lähed sinna ja siis küpsed 6 kuud. Nii et selles osas ma ei näinud ühtegi teist näitust seal küll. Kellel oli ka küsimus? Võimaluste kohta. Võimalusi nägite? Ma nägin, ja see oli väga tore. Ma nägin esimesel õhtul ja viimasel. Võimalik näeb tänapäeval peaaegu ekvaatorini väljas, kohe pole väga erilist, mis seal kõrg. Oli minu jaoks, ma ei tea, ma olen kuidagi juhtunud neid, et see on hämmastav, et inimesi on, kes on Eestis näinud, aga ma ei ole küll näinud, ühesõnaga minu jaoks oli küll väga silmas. Kuigi kliimatingimused vist just seal nii kõrge ei näita, pigem Põhja-Soome on nagu palju tõenäolisem koht, kus neid vist näha, et siis on ju vedas. Järgmine sündma on kindlasti. Nähtavust on laias variatsioonis. Äkka Hiina. Kas sa tahaksid ka tagasisidet saada, et kuidas nüüd ja praegusel on? Sest et meil on Polaarklubi esindus koha peale. Nii, et võib paluda, et nad vaataksid, mis on alles. Jaa, see oleks küll väga. Momendil, kui sa olid seal, siis nad olid Havaile puhkamas, aga praegu on tagasi. Läti kliimavahetus. Et me võime seda teha. See oleks küll väga huvi. Ja mis veel on tore, et nüüd märtsikuus üks meie teadlastest, kes seal olid, ei tegelenud ainult oma teemaga, vaid läks samamoodi kunsti vaatama. Et seal olid 2 kunstnikud, siis üks oli Hollandist ja teine Inglismaalt, kes siis tegid ka oma näitust. Ja tema oli see teadlane, kes siis läks ja külastas seda. Palus tervitada, aga Tartu on kaugel, ei saa tulla. Aga jah, see on tõsi, ma tahtsin ka veel öelda, et see residentuur, kuhu me esialgu pidid minema, et seal käis üks teine eestlane, Taavi Suisalu, ja me suure tõenäosusega teeme sellel suvel koos ka ühisnäituse. Tal on selline näituste nii-öelda sari Arktika saatkond, mille esimene näitus oli siis Haapsalus ja siis järgmine tõenäoliselt on siin Arsimajas Tallinnas ja ma tõenäoliselt üginen sinna siis ka mõne mõttega, mis ei sula ära. Ma ei tea, kui palju sa jõudsid ka aja jooksul kohalike eluolumusel näha, aga kui jõudsid, siis mis muljed sulle jäi? Ja võib-olla teine küsimus juurde kohe, et kui sa selle näituse seal lõpuks tegid, et mis need muljed inimestel oli või kuna seda linnaruumis nägid neid sinu tehtud tööd, et mis kõla seal juurde?
seal kohalikega oli niimoodi, et mul oli, ma lõpuks ikkagi kohtusin veel mõne eestlasega, kes seal kohapeal elas. Üks muuseum, kes siis töötab seal Svalbardi muuseumi juures ja tema eluolude, nii-öelda neid ma nägin, aga mulle tundus, et seal, et selles mõttes oli nii-öelda täitsa kuidagi siuke, võib-olla samamoodi nagu siin, ma kujutaks ette või kuidagi, et ka lihtsalt nii-öelda sellised, võib-olla see on ka see, et ma olen aru saanud, et seal on väga palju käiakse nende lumesaanidega sõitmas ja see on nii-öelda suur osa sellest nii-öelda kohaliku elust võib-olla, aga see oli täpselt see aeg, kus lund ei olnud veel piisavalt palju. Ei saanud seal käia sõitma. Ja olite võib-olla ka natukene sinna nii-öelda vangistatud, aga muidu seal ühe eestlase eestvedamisel korraldati igakuiseid saunatamisi, kus mul oli võimalus osaleda ja nii et selles mõttes tundus, et esialgu tundus, et hästi nagu suletud koht, aga tegelikult olid inimesed väga sellised abivalmid ja valmis kohe kuidagi kaasa tulema ja aitama ja sellele oli võimalik osasid projekte ellu viia, et kui keegi seisis relvaga kuskil taga ja ühesõnaga väga tore. Aga selle treppi kohta, et sellega oli ka, ma sain, et mulle tundus, et see pakkus inimestele nii-öelda rõõmu ja mõtteainet, aga sellega oli kindlasti see, et kuna ta nõuab üsna palju nii-öelda selgitamist, et võib-olla esialgu kui vaadata, et siis seda on väga kerge öelda, et jääs kultuurid, aga ma muidugi raiusin, et ei, et siin on see, et see teeb seda ja see teeb teist ja kujutage ette. Ja siis, et selles mõttes, et see lõi pigem nagu selliseid huvitavaid vestluseid või et oli seal tekkis see küsitavus, et ei tea, kas ta siis ikkagi päriselt töötaks ja nii-öelda need, et kohe paratamatult tulevad ju need piirangud ja küsimused, et miks ta ei saa töötada või miks ta saab ja nii edasi. Aga kas see projekt on sul täiesti asukohapõhine, et ta on ainult mõeldud siin Longyearbyenni või seda võiks ka Eestis näiteks katsetada või kuidas sa ise seda näed? No ta selles mõttes seda ei saaks, et ta vajab püsivaid miinuskraade, et kuna Eestis on see talv on niivõrd hüpplik oma temperatuurides, et siis need asjad, mis puudutavad seda just jääomadust ära sulada, et siis selles osas ei saaks, aga kindlasti selles mõttes ta jälle ei ole nii kohaspetsiifiline, et puudutas nii-öelda mingeid nähtuseid nii-öelda nagu eriti tuuline koht, et nii-öelda, et see on kindlasti väga ülekantud. Tõnu, sina kui jääuurija ja sina, kes sa oled rohkem kui 10 korda seal töötanud Eramägedel, äkki on vist on elamused? See on natuke, kunst on kunst ja teadus on teadus. Räägida sellest jääst, siis jää on kristall ja jää hakkab kasvama kristallidena. Ja kui on looduses, ükskõik on nüüd järg või on puud, siis ta kasvab kaupa. Praegu, kui ta oli pandud sinna pudelisse või sellesse nõusse, siis ta hakkas ümberigi kasvama ja kõige viimane oli see, mis külmus oli keskel. Ja see tekitab hoopis teistmoodi struktuuri, kui see, mis kasvab vaikselt kiht nagu paksine kirja. Ja selle tõttu on, et see, kui vaadata jääjad ja vaadata neid mudeleid, siis need on natuke teistmoodi asjad. Aga kunst on kunst ja üks jääkultuur natuke sõltub sellest, mis vesi on. Et kas tal on mingeid kristalliseerumise senteid sees või ei ole ja sadi ja see on kujutan ette, et mis kraanist oli, see on meile seda muudet. Ja siis muidugi need asjad, mis praegu on, või mis on jäid, ma arvan, et esimene tugev tuisk mõttis nad ära. Need, mis oli pere ääres, on tõusumaan. Need läksid, kui nad tõusuvad pandi, siis nad olid kuival ja kui oli mõnda, siis ujusid tõusuajal minema. See on alla natuke meetritega ja ringid, ma oleks 100 meetri suurusjärg. Ja muidugi ikkagi tore oleks sinna minna veel korrata seda asja suvel, kui ikka saaks. Saaks näha, mis tegelikult see välja näeb. Sest see nähtavus ikkagi, see pimedus on omaette ja see kuuvalgus ja kõik see on
ma olen ka mõlepit näinud, need pimedat ja valget, aga kui ma enne teadsin, mis seal taga on, olin pimedat. Ma tean mõned aru, millest ma ilma jäin. Jah, ma väga kujutan ette ja meil oli Tõnuga ka väga huvitavaid kirjavahetusi. Ja muidugi jah, see aeg on kõige hullem aeg. Kas see nautimist? Motosaaniga veel ei saa. Motosaan kusagil jaanuari keskpaigas, võib-olla jaanuari lõpus, nii palju lund, et saaks sõita, sest õnnetus on see, et seal ei ole ja meil nagu meil on Keinomaa, vaid seal on kivi. Mis on, ja mitte ju jumalikud, vaid nad on just seal kuhtud, on nagu paekivi purus, sa ei peaks sõitma üle nende motorsaante putsad häält ja suuskudest ja midagi alles. Et see ikkagi see ringi sõitmine ja kui oled ka saanud seal valges ringi sõita, tema motorsaanita see ma pean ütlema, et jah, et see on küll üks asi, millega ma näiteks oma eeltöö puhul ei arvestanud ja olekski kaotus, kui ei oleks midagi seal koha pealt kaasa võtta. See on tõesti see jää külmumise viis, et kuidas see nii-öelda omakorda seda vormi või lõppvormi nii-öelda mõjutas. Jah, ja seal oli ka, et sõltuvalt juba sellest temperatuurist oli iga nii-öelda kiviki oli natuke isesugune, et kas ta oli siis et kui oli väga käre külm, et siis ta oli rohkem valkjas või siis kui oli nii-öelda pikaajaline külmumine, et siis ta oli peaaegu läbipaistev. Aga ma arvan, et jah, et see oli tõesti huvitav, et see oli midagi, mida ma siis arvesse ei võtnud selle vormi tegemisel, see nii-öelda külmumise nii-öelda protsess. Kui see kristalli kasvab, kui on aega, siis kasvavad väga ilusad kristallide struktuur jälgib seda. Kui peab kiiresti minema, siis ta ei suuda struktuuri jälgida, vaid palju on üks erinevaid kristallikogumeid, mis kokku on omapäev asi. Ma arvan, et siin on ainest seda arutada veel pikalt. Kas kellelgi on veel, kes on veel kõva jääuurija? Ma ei ole jääuurija, aga mul on selline küsimus, et ma olin enne karantiini ja puha ma olin Venemaa Argikas või rohkem põhja pool, kui teie seal olite. Ja see oli üks küla, kus mul meenutas see ettekõne seda, et seal oli noortel selline, ka üks selline, normaliseerinud tegi plastik, igast kujugus väga hästi, tegi hästi detailselt, siis viis foto, siis ütles, et asjad lööndisid kokku, hakkasid uut tegema. Ja see meenutas tegelikult väga palju seda, mida teie tegid sellisel põhjusel, et see materjal ei ole oluline. Aga see kujund ise. Ja neil oli see, et nemad panid seda fotod sotsiaalmeedias, seal käis omate võistlemine ja olid omad kurulised asjad, aga nad teinud ka neist oma teostest olemas fotod, kus nende fotodega ka midagi edasi juhtub. Selles mõttes ma võib-olla päris nõus teiega ei ole ka, et minu jaoks see materjal oli küll oluline või nii-öelda, et aga selleks materjaliks oli ka miinuskraadis, et nii-öelda, et ta sai sündida tänu nii-öelda sellele miinuskraadile, et see jää oli tulemus miinuskraad, mis mõttes oli materjal. Aga hetkel ei ole fotodega plaanis midagi. Ma mõtlesin seda, et see on pronkskulu, mille te tegite valmis, et pannakse kuhugi näiteks saali ja jääb saladaks aastateks. Et on siiski ajutine materjal. Jah, aga ma pean ütlema, et minu jaoks on see arhitektina, see on vahepeal olnud minu jaoks ka selline nii-öelda küsimusi loov asi, et arhitektuur, ta muidugi ei ole igavene, aga ta alati on üldiselt niimoodi tehtud nii-öelda selle mõttega, et ta kestaks. Ja et minu jaoks oli oma ette ka nii-öelda väga vabastav kontseptsioon luua midagi, mis on kodu nii-öelda selles meediumis, mis muidu on püsimiseks. Mul on väga hea meel, et nad ära kadus. Võib-olla selle kadumise mõttega ongi meil hea, et see õhtu siit kokku tõmmata. Minul isiklikult on hästi hea meel kogu seda juttu kuulata ja näha ja oleme Helmiga teinud ka arhitektuuri ja maju koos ja minu kunagine unistus on olnud sarnaseid asju teha ja teha kunsti, aga siis on elu viinud mind hoopis arhitektuuribürood juhtima ja hoopis nende asjadega tegelema. Mul on nii hea meel näha, et Helmi kõige sellega nii süvitsi on läinud, et seda oli tõesti rõõm kuulda. Aitäh sulle! Ja suur aitäh Polaarklubile veel minu poolt.